Tere! Mina olen Liine Maasikas, töötan juba viimased 15 aastat Tartu rakenduslikus kolledžis, mis vanasti kandis teist nime Tartu Kutsehariduskeskus. Et ma ei tea, kui palju meil praegu on vaatajaid ja mis vanuses nad on, et vanemad inimesed ei pruugi olla üldse kuulnud seda uut kooli nimetust Voko, aga meie ise oleme sellega väga ära harjunud ja rohkem kasutame seda. Minul on palutud täna siis tutvustada kutsevalikuõpet. Kutsevalikuõpe on selline õppevorm, mida mina pean selliseks oma lapsukeseks, sest et aastal 2016 me ta välja mõtlesime. Ja kutsevalikuõpe sai ellu kutsutud seetõttu, et nii palju oli noori, kes kas ei teadnud, mis eriala valida või katkestasid oma õpingud, sest et nad olid valinud eriala suvaliselt ja me nägime seda, et nad vajavad rohkem praktilisi kogemusi selleks, et oma õpiteed jätkata. Nii et kutsevalikuõpe on peaaegu juba 10-aastane. Selle aja jooksul me oleme saanud nii palju kogemusi. Meie koolist on läbi käinud kutsevalikuõppes umbes 300 õpilast, kellest siis umbes 60% on ka siis jätkanud õpinguid ja ka lõpetanud need juba meie majas. Nii et me ise hindame seda kutsevalikuõpet väga positiivselt ja tutvustan teile täna seda, milline roll kutsevalikuõppel on noore jaoks, kes on olnud need olukorras või kes on need riskis, et neid õpilasi, kes meie juurde satuvad, neid on igasuguseid. Meil on kõige kauem on olnud passiivselt kodus üks noor neiu, kes oli 4 aastat peale põhikooli lõppu kodune. Selliseid, kes on olnud aasta-2, neid on ka igal aastal, et valdavalt on meie sihtrühm õpilased, kes on lõpetanud põhikooli ja kes ei ole siis kas saanud sisse sellele soovitud erialale või on nad ise tundnud, et nad vajavad mingisugust lisatuge. Et kutsevalikuõpe on täiesti ametlik õppekava, selle läbimine annab tunnistuse, kuigi ta ei anna ühegi konkreetse eriala kutsetunnistust, et kui inimene kutsekooli tuleb ja teatud eriala õppima hakkab, siis ta saab kooli lõppedes tunnistuse, mis siis tõendab seda, et ta oskab täpselt neid ja neid asju teatud eriala juures teha, aga kuna kutsevalikuõppe mõte on tutvustada erinevaid erialasid ja anda noortele seda praktilist kogemust, mida mingi eriala endast kujutab, siis mingisuguse konkreetse eriala tunnistust nad ei saa, küll aga saavad nad siis tunnistuse selle kohta, et nad on selle kutsevalikuõppe läbinud ja nad on siis kõik need oskused omandanud. See põhieesmärk, mida meie tahame, et kutsevalikuõppe noorele annaks, ongi see kogemus. Et vanemad inimesed, kellel on elukogemus, nad kujutavad ette, et eriala valik on midagi lihtsamat või nad kujutavad ette, et see on loogilisem. Aga tänapäeva noored elavad teistsuguses maailmas ja noorte inimeste töökogemus on niivõrd palju väiksem, kui ta vanasti oli. Päris sageli näeme ka neid noori, kellel isegi kodus ei ole mitte ühtegi ülesannet, et nende töökasvatus, seda ei olegi olnud, et nendel puudub kogemus selliste lihtsate tööde tegemisega, mis vanasti inimestel olid olemas ja võib-olla selle vana kogemuse pealt oli siis ka lihtne mõista, milline eriala mulle võiks sobida, aga tänapäeval on neid noori üha rohkem, kellel seda praktilist kogemust ükskõik millega on minimaalselt või üldse mitte. Nad on teoreetiliselt targad, nad on sotsiaalmeedia kaudu näinud palju videosid, nad oskavad vastata, nad oskavad kirjeldada, mida mingisugused erialad ja valdkonnad tähendavad, aga neil puudub enda kogemus. Ja eks inimene on ju ehitatud niimoodi, et enne kui tal ei ole seda kogemust, et kuidas mul päriselt välja tuleb, kuidas ma ennast tunnen, kui ma midagi teed, kas see sobib mulle või mitte, siis on väga kerge lihtsalt mulli ajada, aga otsust teha mulli pealt ei saa. Ja see kutsevalikuõpe ongi põhiliselt selle eesmärgiga ellu kutsutud, et anda õpilastele piisaval määral erinevaid kogemusi, et nad oskaksid valida. Meie õppekava praegu, meil on 2 erinevat õppekava. Eesti õpilastel on meil pooleaastane õppekava ja uussisserändajatele, kes valdavalt on praegu Ukraina päritolu, nende õppekava kestab 1 aasta.
aga nende õppekava põhieesmärk on keeleõpe, mitte niivõrd kogu see karjääriteadlikkus. Et kõige rohkem on meil neid lapsi, kes on lõpetanud praegu samal aastal põhikooli, kes kas ei saanud sisse gümnaasiumisse, kutsekooli, mõnele soovitud erialale või kes kohe tundis, et ta tegelikult tahabki, et tema järgmine valik oleks kutsevalikuõpe. Vanasti meil neid õpilasi väga ei olnud, aga kõik muutus aastal 17, kui hakkas rohkem tulema neid noori, kes ise tulidki meie juurde juba selle sooviga, et enne kui ma valin, ma tahan kindlasti kutsevaliku õppes osaleda. Minu enda tunne on olnud alati selline, et need noored, kes on need riskis, kelle koolitee põhikoolis on olnud keeruline, kas ta näiteks erinevatel põhjustel on puudunud pikka aega koolist või ei ole tema koolikogemus olnud hea, siis nende õpilaste jaoks on väga oluline, et koolitee vahepeal ei katkeks ja nende jaoks on oluline, et see järgmine samm oleks natukene teistsugune kui need sammud, millega ta põhikoolis 9 aastat harjunud on. Ja võib-olla see on ka see üks võluvõti, mida meil kutsevalikuõppes lihtsalt on võimalik leida, et kuna kutsevalikuõpe on nii teistsugune kui tavapõhikoolis 9. klassis käimine, siis me anname nendele õpilastele sellise võimaluse nagu ennast uuesti leida ja uuesti leida üles see soov õppima hakata. Nii et suurema osa meie õppijaskonnast moodustavadki siis need noored, kes on praegu 9. klassi samal aastal lõpetanud, aga kes erinevatel põhjustel kas ei suuda või ei taha või ei oska edasi õppida ja kelle puhul on siis teatud täiskasvanud inimesed, tavaliselt vanemad, tavaliselt põhikooli tugispetsialistid, väga sageli ka noorte heaoluspetsialistid leidnud, et see selline vaheldus kutsevalikuõppe näol võiks olla just täpselt see asi, mis selle arengu nagu edasi boostib. Meil on ka neid noori, kes on lõpetanud põhikooli ja vahepeal ei ole siis kas aasta või rohkem mitte midagi teinud. Selge on see, et mida kauem laps on olnud peale 9. klassi lõppu kodus ja tavaliselt nad ei lähe ju tööle, sest tavaliselt nad on alaealised, siis mida kauem ta on kodus tegevuseta, seda keerulisem on tagasi mis tahes kooli minna. Ehk et kui teie olete suunajad, lapsevanemad, vanemad õed ja vennad, siis teadke seda, et tegelikult noortele, minu kogemus ütleb küll seda, et kuigi noored ise teadvustavad seda, et mida kauem ma olen kodus, seda raskem see minu jaoks on, siis tegelikult see soov lihtsalt puhata, lihtsalt nagu olla vaba sellest kooli kohustusest on teatud noortel nii suur, et nendel puudub kogemus sellest, et kutsekoolis õppimine või kutsevalikuõppes õppimine ei ole sama, nagu ta on 9. klassis õppimine, et hoida seda akent lahti, et äkki sa siiski proovid, et mitte kohe minna sinna, et väga hea, teeme vaba aasta, võtame lihtsalt aasta puhkamiseks, et mina olen seda meelt, et alaealise lapse puhul peale põhikooli selle vaba aasta võtmine harva on hea, et kui tõesti on tõsised vaimse tervise probleemid, mis vajavad väga aktiivset teraapiat, rehabilitatsiooni, võib-olla mingisugustes asutustes viibimist, siis absoluutselt, aga kui tegelikult need probleemid ei ole nii tõsised ja pigem on seal nagu alust arvata, et tegu on lihtsalt väsimusega või kurnatusega või mingisuguse eelmise kooli traumaga, siis mina soovitaksin vähemalt proovida, alati võib katkestada, aga anda noorele see võimalus kogeda ennast saavutamas neid eesmärke, mida ta kartis, et ta mitte kunagi ei saavuta. Et kõrvalt on seda hästi näha, kui mina kutsun seda selliseks nagu õide puhkemiseks, et me sageli näeme õpilasi, kes tulevad septembris meie juurde, juba nende kehakeel on absoluutselt teine, nad kõnnivad niimoodi natukene nagu küürus, niimoodi nagu on näha, et nad ei tunne ennast väga hästi, nad kõnnivad koridori seinte juures, nad ei taha söömas käia, nad teeksid kõik, et mitte olla koolis, kuni nad hakkavad saama siis selliseid kogemusi, mis aitavad neil nagu ennast näha täiesti uue külje alt ja siis nad niimoodi läheb sirgu, nad hakkavad naeratama, nad hakkavad vaatama õpetajatele otsa, et mitte unustada ära, et see võimalus on väga-väga tõenäoline ja selleks võimaluseks on vaja lihtsalt kuskile minna ja midagi teha, sest
niisama kodus olles tavaliselt see võimalus sind kätte ei saa. Meil on ka neid noori, kellel ei ole üldse põhiharidust, et praegu on, eks ju, haridusseadus selline, et kui laps saab 17 või lõpetab põhikooli, siis tal on koolikohustus läbi. Neid noori, kes on katkestanud põhihariduse, neid ikkagist jagub. Praeguses rühmas on meil neid 1, see või sügiseses rühmas oli meil neid lausa 2. Et nende noorte jaoks on vähem võimalusi kindlasti kui nende jaoks, kellel põhiharidus on olemas, aga ma olen täiesti kindel selles, et kutsevaliku õpe on nende jaoks ka selline arengu kiirendi, mida alati kasutada. Me ei taha võtta vastu keskharidusega noori selle tõttu, et nad tavaliselt meile lihtsalt gruppidesse ei mahu. Kui juhtub ime ja meil jääb põhiharidusega või põhihariduseta noortest vabu kohti üle, siis me oleme võtnud ka neid keskharidusega noori, kes siis mingil põhjusel ei ole peale keskhariduse lõpetamist edasi õppinud või tunnevad, et nad vajavad sellist lisaaega. Aga need viimased keskharidusega noored, kelle jaoks meil kohti olid, need jäid enne COVID-i aegsesse aega, seega pigem on see meie kutsevaliku õpe ikkagist mõeldud põhiharidusega või põhihariduseta noorele. Meie see eesti keel, ma keskendun oma ettekandes valdavalt eestikeelsele õppekavale, et kõik see, mida eestikeelne õppekava saab, on Ukraina õppekavas olemas, aga nendel on lihtsalt 10 tundi nädalas eesti keelt ja eesti keele suhtluskursus seal otsas, ehk et nende põhiline aeg läheb ikkagist eesti keele tunni peale. Põhirõhk kutsevaliku õppe käigus on karjääriteadlikkuse ja karjääripädevuse arendamisel. Ja kuna meie teame seda, et päris paljudel õpilastel, kes põhikooli lõpetavad, tegelikult baasteadmised eesti keeles ja matemaatikas kipuvad olema kasinad, siis me põhiõpingute raames anname nendele ka päris olulises mahus matemaatika ja eesti keele baasteadmiseid juurde. Ja kuigi vanem generatsioon kipub arvama, et noorte inimeste digipädevus on universaalselt hea, siis see on universaalselt hea, kui asi puudutab sotsiaalmeediat, aga näiteks sellised digioskused nagu digiallkirjastamine, mingisuguste kasutajakontode tegemine teatud keskkondades ei pruugi üldse olla nii heal tasemel, seega ka sellised tavaelu oluks vajalikud digioskused on meil põhiõppes olemas. Suurema osa õppekavast moodustavad siis valikõpingud. Igal õpilasel on kohustus valida endale 3 eriala, millel tema läheb praktikale. Praktika kestab 2 nädalat ja meie ei taha kuulata peale esimest praktikapäeva seda juttu, et see eriala on nõme ja ma sinna rohkem minna ei taha. Et see esmane reaktsioon võib olla hirmutav. Näiteks toon sellise näite, et väga sageli noored, kes arvavad, et nad tahaksid olla kokad, kui nad lähevad praktikale ja avastavad, et kokk ei saa istuda, kokk ei tohi olla praktika ajal telefonis, kokka töös peab olema kiire, sul on mitu erinevat potti, kus igas ühes midagi keeb, midagi praeb, siis nad väsivad sellest esimesest päevast nii ära, et neil on tunne, et see on nende jaoks liiga palju ja tulevad juba selle jutuga, et selg valutab, põlved valutavad, ei taha sinna minna, mulle seal ei meeldi. Et kõik läbi sellise lihtsa vestluse on väga kerge tegelikult eristada seda, et mis on siis nagu see hirm, mis on võib-olla see siuke emotsionaalne vaht, mis sinna juurde on mõeldud ja mis on siis see tegelikkus ja me oleme teinud siis omakeskis sellise kokkuleppe, et kui tõesti absoluutselt see eriala ei sobi, siis nädal aega pead ikkagist käima, ehk et nagu tõesta endale, et see sulle ei sobi. Ja niisama see, et mulle ei meeldi või mulle tundub, et see on igav, seda juttu me ei taha kuulata, sest et noored kipuvad üsna kiiresti otsuseid tegema ja pärast neid kahetsema. Et ka see, et mis eriala mulle meeldib, mis eriala mulle sobib, seda ei saa teha 1-2 päeva pealt. Kõik meie maja valdkonnad, mis meil õpetatakse, need praktikavalikutes on ja alati satub meile ka selliseid loomingulisi noori, kes siis saavad võimalusel käia praktikal üldse kunstikoolis.
Meil on õppekavas järjest suurem rõhk vaimsel tervisel ja suhtlemisel ja just need sellised oskused, kuidas märgata oma vaimset tervist, kuidas hoida oma vaimset tervist, millised on need sellised igapäevased nipid, millega hoida ennast paremas kohas. Need on sellised teemad, millest noored inimesed võivad pikalt ja võib-olla kohati isegi tundub, et lõpmatuseni rääkida, see neid tõesti huvitab. Üks kohustuslik osa meie õppekavast on ka vabatahtlik tegevus ja selle mõte on see, et esiteks anda seda infot, et iga asja eest ei pea raha saama, mida sa tööturul teed, ja teiseks anda ka seda sellist aktiivse kodaniku olemise kogemust ja sageli meil õnnestub need vabatahtliku töö pakkujad leida ka sellised, mis siis valdkonnast, ütleme, et kui mind huvitab teenindus, siis mul äkki on võimalik näiteks minna sõbralt sõbrale keskusesse vabatahtlikuks ja ma saan seal proovida klienditeenindust, et me proovime leida ka selliseid kombosid, et vabatahtlik tegevus siis toetaks selle eriala valiku kindlust. Ja kuigi paljud õpilased imestavad, et miks üldse kutsekoolis kehalise kasvatuse tunnid on või sellised sportlikud tegevused, siis meie teame seda, et regulaarne sportlik tegevus on vajalik. Noored küll alguses mõnikord virisevad selle üle, aga kui nad saavad ka kätte selle tunde, et vähemalt 1,5 tundi nädalas füüsiline tegevus päriselt annab mulle parema enesetunde, siis lõpuks nad lähevad nendesse tundidesse ka väga hea meelega. Õpe toimub meil meie kooli majades, valdavalt Kopli tänava majas, iga päev, igal tööpäeval ja tavaliselt on need tunnid siis vahemikus 8:30 kuni kell 2. 3+2 tähendab meie jaoks seda, et meie õpe on planeeritud käima, et 3 nädalat on järjest teooriatunnid ja 2 nädalat on järjest siis praktika. Et muidu väsivad õpilased ära, kui nendel on liiga pikalt teooriat, liiga pikalt praktikat, pluss see annab siis vahepealselt aega ka analüüsida seda praktikakogemust, mida õpilased said. Kutsekoolides kestavad tunnid 90 minutit, see on alguses raske. Õpetajad teevad õnneks liikumispause. Eriti raske on tunnis olemisega harjuda nendel noortel, kes on olnud kodus rohkem kui pool aastat. Et see selline valmisolek keskenduda, valmisolek juba kas või lihtsalt nagu paigal olla, ainult 30 minutit, on ka selline oskus, mis kipub kiiresti kaduma. Nii et meie teame seda, et tavaliselt me saame oma grupid käima niimoodi hästi ja tunnid võib-olla nii aktiivseks, nagu me tahaksime, alles kuskil siis, kui 2 kuud õpet on läbi. Tasuta lõunasöök on kooli poolt kõikidele nendele noortele, kellel veel keskharidust omandatud ei ole. Vahet ei ole, kas sa lõpetasid põhikooli, kas sa jätsid pooleli 7. klassi. Seni kaua, kuni sul keskharidust ei ole, sa võid olla ka 18-aastane, on siiski lõunasöök tasuta. Ja kutsekoolis õppides on võimalik taotleda ka eritoetust, see on selline riiklik toetuse vorm noortele, kelle majanduslik olukord on keeruline. Selleks on vaja võtta kohalikust omavalitsusest tõend, mis siis tõendab seda, et leibkonna suurus ja sissetulekute suurus omavahel annavad kätte selle olukorra, et sinna lisaraha oleks vaja määrata ja see on 90 eurot kuus. Siis mul paluti rääkida ka sellest, et mida siis see nii-öelda päris elu meil siin näidanud on. Mina julgen nagu võtta mürki, öeldes seda, et kõikidel õpilastelt tegelikult on see asi, mis neid motiveerib. Igal inimesel on see huvi olemas, mis teda tegelikult kütab. Mul on valus kuulata, kui öeldakse, et noortel ei ole eesmärke või noortel ei ole mingisuguseid plaane. Mina väidan seda, et noored lihtsalt ei oska neid formuleerida. Et kui meie õpetame oma erinevates ainetes eesmärkide seadmist, siis me näemegi seda, et kui alguses ma arvan, et mu eesmärk on, et tahaks nagu elada head elu, siis lõpuks, kui me hakkame seda eesmärki seadma teatud tehnikate järgi, siis me jõuame alles sellise eesmärgini, mida tegelikult on võimalik eesmärgiks pidada. Ehk et see, et noor ei oska formuleerida
vestluses või kuskil kirjas oma eesmärki, ei tähenda, et tal seda ei ole. Ja väga sageli näen ka seda, et noored ei julge enam alates mingist hetkest oma eesmärke jagada, sest et aga äkki mu eesmärk ongi olla lihtsalt näiteks räpisõnade kirjutaja, et see on see, mis mind päriselt kütab, aga oi-oi, kuskil ei ole võimalik õppida räpisõnade kirjutajaks, et mida ma siis teen. Et kui noor on kinni selles mures, et tegelikult teda huvitab mingisugune väga kitsas asi, mida ei ole võimalik õppida eraldi kuskil mujal, siis sellest edasi minna, kuidas seda nagu teekonda ehitada selliseks, et ta pidevalt saab oma selle eesmärgiga tegeleda, see on see, mida me saame kutsevalikuõppes teha ja mida tegelikult saab kodudes teha, mida saab põhikoolides teha, gümnaasiumites teha, igal pool, aga lihtsalt väga sageli ei jõua. Et eks ju alati need järgmised õppeasutused näevad ja oskaksid anda eks ju palju häid mõtteid sellele eelnevale haridustasemele, et mida kõike oleks võinud põhikoolis teha, siis küll oleks hea, kui rohkem oleks aega erinevates tundides just õppida eesmärkide seadmist, õppida nende formuleerimist, õppida mingisuguste lihtsate tehnikate kaudu oma tegevuse mõtestamist, et elu ei ole niisama kulgemine, elu on mingisuguste tegevuste jada, milles sa ise mängid peaosa. Aga kui noored on saanud kogemuse, et suva, mis eesmärke mina sean, ikka keegi surub mulle peale oma eesmärgid, siis noored mingil hetkel enam ei taha neid oma eesmärke isegi jagada, nendel on piinlik. Et selleks hetkeks, kui meie nad endale saame, siis päris mitmed on juba nagu aru saanud, et okei, et ma ei ole oma elus nagu see põhiboss, et keegi teine ütleb mulle, mida ma pean tegema, ju ma siis teen ära. Aga eks ju sellise tegemise puhul me ei räägi kunagi kirest, me ei räägi kunagi sellest, et sa elad oma nagu unistuste elu, me ei räägi sellest, et sa tegelikult saavutad neid asju, mida sa tahad, vaid sa lihtsalt teed midagi, mida keegi käskis sul teha, mida keegi arvas, et on hea teha. No siin me näeme ka seda, et vanemad suurest armastusest ja usust, et nemad teavad paremini, sest et nemad on oma lapsukest kasvatanud alates sellest hetkest, kui ta sündis, kipuvad tegema seda, et nad tühistavad lapse oma unistused, oma plaanid ja suruvad peale mingisugused oma plaanid, mis nende arvates on väga, väga mõistlikud. Näiteks praegu on meil üks hästi armas tüdruk õppes, kes valis eriala ka selle tõttu, et ema soovitas, et see on kindlasti süke eriala, millega saad nagu lihtsalt nii-öelda leiva lauale. Ütlen kohe saladuskattale ära selle nõmeda asja, et ei ole mitte ühtegi lihtsat eriala, meie koolis ei ole mitte ühtegi lihtsat eriala, vaid sul on hea õppida eriala, mis sind huvitab. Sul on hea õppida eriala, mille jaoks sul on eeldused ja keegi teine peale sinu neid tegelikult ei tea. Et su vanemad võivad küll arvata, et kuna sa siiamaani ei ole üldse huvi tundnud kokkamise, küpsetamise ega mingisuguse koristamise vastu, siis ilmselgelt sind need erialad ei huvita, et võib-olla sa võiksid õppida IT-d, et nagunii passid seal arvutis päev otsa, et mis sa siis teed, parem mine õpi. Aga kust mina tean, mida mina tahan, kui mul kogemusi ei ole. Ehk et vanemad ja noortele me alati ütleme ka seda, et ükski vanem ei tee seda kunagi pahatahtlikult, nad loodavad, et nad lihtsalt teavad otse teed sellisele nagu õndsusele, aga väga sageli on ikkagi see, et kui vanemad oma lapse eest eriala valivad, siis see laps selle eriala katkestab ja me peame tegema vanematega palju tööd selleks, et nad laseksid oma lastel siis valikuid teha. Kogemus näitab ka seda, et tegelikult me saame tulemused üsna ruttu ja me saame tulemused alates esimesest praktikaperioodist, kui me näeme, et noored lähevad lahti, kui nad satuvad õigesse kohta praktikale. Ehk et ei ole vaja üldse aasta aega mingit põhjalikku tööd selleks, et saada aru, mis eriala sind huvitab. Sageli piisab lühikesest perioodist, mingisugusest tagasisidest, mis on antud õigel ajal, mingist inimesest, kes aitab sul sinu praktilist kogemust reflekteerida ja sa saidki suure sammu edasi. Kutsekoolis tunnevad väga hästi ennast need noored, kellel on praktiline õpistiil. Praktiline õpistiil tähendab seda, et kui ma niisama pean istuma tunnis ja kuulama,
ja ette kujutama mingeid asju, siis ma ei viitsi kuulata, ma ei suuda keskenduda, mu aju nagu ei tööta kaasa, ma ei saa päriselt aru, mis sa mulle räägid. Ma võin pähe jätta selle ja homme kirjutada kontrolltöösse ja 5 saada, aga nädala pärast ma seda ei mäleta, ehk et ma tegelikult ei õpi. Ja praktiline õpistiil tähendab seda, et anna mulle võimalus seda praktiliselt teha, seleta mulle juurde, miks praegu juhtub see ja ma saan aru teooriast läbi selle, et ma teen midagi praktiliselt. Õnneks on kõik kutsekooli erialad praktilise loomuga, ehk et me sageli näeme seda, et noored, kes on juba otsustanud, et nad on rumalad, nad on otsustanud, et nad on akadeemiliselt ebaedukad, sest põhikoolis, kus oli siuke akadeemiline õpistiil, seal nad olidki kehvakesed. Nad ei olnud kunagi kõige paremad, võib-olla ainult tööõpetuses, aga keda see tööõpetuse hinne huvitab, kui ainult mataeksam on oluline, siis nad kujutavad ette, et nad ei oska, nad ei suuda, nad on nagu nii halvad. Aga nende jaoks on see siuke ümbersünd just nagu eriti tore näha, et noored, kes ei ole kunagi saanud kiita millegi eest, tulevad kutsekooli, avastavad, et vau, ma olen nagu nii hea siin, et mul tulevad need asjad välja, mul tulevad paremini välja kui kellegil teisel ja nad saavadki aru, et nad lihtsalt on olnud seni teises keskkonnas, mis ei ole lubanud nende juhtival õpistiilil välja tulla. Mida veel kogemus ütleb, on see, et kahjuks ja eks see vist ongi needikeste üks võib-olla kõige suurematest muredest, et koolis käimise harjumus kaob hästi ruttu ära. Et piisab sellest, kui sa paar kuud ei käi koolis, kui sa juba sa oled harjunud ära sellega, et sa ei käi koolis, pluss sinna tulevad juurde need igasugused sotsiaalse ärevuse teemad, et kuidas ma nüüd lähen, kui ma nii kaua pole käinud ja äkki on kõik vaatavad mind imelikult ja et koolis käimise olulisus on nii suur, et isegi kui sul on seal põhikoolis nagu veits nõme ja sul ei ole seal kõige paremaid sõpru ja sa mõtled, et no miks pagan ma siin käima pean, siis minu soovitus teile ja vanematele ka on see, et koolis käimise harjumust hoida alles iga hinna eest. Vahet pole mida, aga hoida seda harjumust alles, sest kui see ära kaob, võib tekkida hästi ruttu selline heitumine ja noor ei tahagi kooli enam tulla ja tema jaoks kool muutub selliseks halvaks kohaks. Ja olgem ausad, ega meie ka kõikidele õpilastele seda koolis käimise harjumust tagasi ei too. Et meil on palju neid noori, kes on aastaid puudunud nii kõvasti, et meie üldse mõtleme, et huvitav, kust see põhikooli lõpueksamid hinded tulid, kust nad üldse tunnistuse said. Aga kui noored on harjunud käima võib-olla kord nädalas koolis ja tegema ära kõik kontrolltööd 3 miinuse peale, siis kutsekoolis need õpilased kukuvad hästi ruttu koolist välja, sest et kutsekoolis peab olema kohal siin ja praegu, sest kodus ei ole võimalik iseseisvalt õppida oskuseid, mida on vaja õppida õpetajalt. Mida me soovitaksime noortele on see, et palun ärge kartke. Väga palju näeme seda, et noored kardavad, nad muretsevad, et aga äkki ma failin, äkki ma üritan ja siis ma ei saa hakkama. Kõik kardavad seda isegi ja ma olen täiesti kindel, et Alar Karis kardab ka seda, et äkki ta failib, äkki ta ütleb mingisugusel tähtsal koosolekul midagi rumalat. Sellist inimest, kes üldse ei kardaks teha vigu, ei ole olemas. Olge hästi ausad selle suhtes, mida te tahate. Kui sa ise tunned näiteks olles meessoost ja sa tunned, et aga tegelikult ma tahan olla barber, ma tahan olla juuksur ja mu isa ütleb, et mis juuksur, ole ikka automehaanik ja ema ütleb, et mis automehaanik, ole ikka kokk, et see on töö, mis toidab, siis ole aus enda suhtes ja mine kuskile näiteks noorte heaolu spetsialisti juurde ja räägi läbi, et mida ma peaksin oma vanematele ütlema, kuidas ma peaksin sõnastama seda, et hei, ma tegelikult tahan olla barber, et ära lase teistel inimestel pähe istuda sulle sellega, mis sind huvitab, mida sina tahad, sest nad võivad sind mõjutada selles, kuidas sa mingisuguseid asju teed, aga mitte keegi ei saa sul sundida tundma huvi mingi eriala vastu, mida sa tegelikult ei taha. Kui sa õpid, siis viitsid õpi hoolega, viitsid ole koolis kohal. Kõige nõmedam asi, mida sa saad teha, on see, et sa pingutad, et mingisse kooli sisse saada ja siis hakkad lihtsalt puuduma. Et kutsevaliku õppest on kasu ainult siis, kui sa oled kohal. Meil ei ole mingisuguseid järelevastamisi ega selliseid tegevusi, millega ollakse harjunud. Kui sind ei ole täna siin kohal, siis sa ei saa neid asju,
mida teised said. Ja tavaliselt see ilmajäetuse tunne noori ka niimoodi motiveerib, et kui me nendele oma puudujatele ütleme, et nojah, kahju küll, et sa ei saanud, aga sorry, see on sinu viga. Et teised said, me käisime seal kohas, me tegime neid asju, nendel oli äge, nad said endal praktikakohad, aga sina ei saanud. Ja sageli see siuke nagu viha, mis tekib ilmajäetuse tõttu, motiveerib siis mõningaid õpilasi tulema kooli ja mõned õpilased sellele vaatamata endiselt kooli ei tule. Ja mina väga soovitan noortel pidada ka sellist oma edulogi, et me harjutame seda algusest, mõned noored on harjunud päevikut pidama, väga paljud seda ei tee, aga pealogi selle kohta, mis sul läheb hästi, sest tegelikult inimestel kipub meelest ära minema see, mis on tore ja nendel on meeles see, mis on nõme. Sul kipub meelest ära minema see, mis sul läks hästi, aga sul on ülihästi meeles see, milles sa failisid. Aga kui sa kirjutad endale üles need asjad, mis sul läksid hästi, milles sa olid tugev, mille suhtes keegi kiitis sind, siis ülihea on seda listi vahepeal lugeda, isegi siis, kui sul on tunne, et kõik on pekkis, kõik on halvasti, minust ei saa mitte midagi, siis on väga hea, kui sul see logi on olemas, mille sa oma käega oled kirjutanud ja see mõjub päriselt hästi. Mida me vanematele soovitame on see, et palun ärge suruge oma lastele peale oma arvamusi selle suhtes, mida nad peaksid tegema. Ülitore on see, kui teie arvamus läheb kokku teie lapse arvamusega, aga kui ei lähe, siis teie lapse arvamus on tähtsam kui teie arvamus. Meil on palju neid selliseid peresid, kus on mingisugune traditsiooniline eluvaldkond, millega tegeletakse ja on mingisugused perefirmad, millega soovitakse, et laps kindlasti jätkab. See, et perefirma on väga äge, aga kui see laps ei taha selles valdkonnas äge olla, siis ta seal ägedaks ei hakka ka. Et mida rohkem panna lastele sellist välist survest ja kohustust, seda suurema ängistuse all nad on ja nad ikkagist ei taha seda lõpuks. Märgake palun oma lapse edusamme, näiteks see, kui teie laps on harjunud mitte käima koolis ja siis ta läheb kutsekooli või kutsevaliku õppesse ja ta läheb iga päev kooli. Märgake seda, tunnustage seda, kiitke seda. Et ärge tehke seda nõmedat asja, et te kiidate oma lapse toimetuks. Et mõnikord vanemad teevad seda, et nad kiidavad nagu pisiasjadeni välja, niimoodi nagu, umbes nagu Ameerika filmis kiidetakse, et inimesed kõik tunnevad, et see on nagu fake või ma ei taha seda. Asjad. Ma märkan, et sa läksid täna õigel ajal kooli, sa ei saanud hilinemist ja sa olid koolis kuni tundide lõpuni, et jumala äge. Räägi, kuidas sa seda vastu pidasid, kas sul kõht tühjaks ei läinud, mida sa sõid, Et mõnikord ju vanemad alustavad sellega, et kuidas koolis läks, mis söögiks oli, kõik. Et tundke huvi selle vastu, mida see laps koolis teeb, küsitage ta käest seda, mida ta tundis, mida ta mõtles, ja kirjeldage seda, mida teie märkate ja kirjeldage ka oma tundeid. Et ma olen nii uhke su üle, mäletad, eelmisel aastal oli meil siuke jama sellega, et mina viisin su kooli ja sina tagaukse kaudu põgenesid ära ja vaata, nüüd sa ei põgenegi tagaukse kaudu enam ära. Et see aitab lähendada kindlasti noorega, pluss vaatamata sellele, et see laps on 17 või 18, ta ikkagist tahab seda oma vanemat, kes võtab teda natukene teistmoodi kui teised täiskasvanud inimesed, et see laste ja vanemate peresuhtluse määr on kahjuks läinud natukene liiga väheseks. Mina julgen väita seda, et noored väga igatsevad seda, et nende vanemad nendega koos aega veedavad, nad igatsevad neid ühiseid söömaaegasid, mida sageli enam peredes ei ole. Nad igatsevad neid, et kutsu mind sinna metsa kaasa, aga vähemalt kutsu, et isegi kui ma ei taha tulla, siis vähemalt kutsu mind, et nagu näita, et sa tahad minuga koos olla. Väga paljud meie noored, kuna meil on kutsevaliku õppe käigus palju aega, et suhelda, siis eks need sellised noorte igatsused vanemate suhtes on meile teada ja mina julgen küll väita seda, et suurem osa noortest igatseb oma vanematega aja veetmist, aga viisil, mis nendele sobib.
Andke palun koolidele teada, kui näiteks teie lapsel on olnud Rajaleidja poolt määratud mingisugused vähendatud õpitulemused, on ta olnud väikeklassis, mida iganes, siis teadke seda, et kutsekoolid näevad seda infot, mis põhikoolis on õpilasega tehtud, alles siis, kui laps on võetud vastu õpilaste nimekirja. Aga vastuvõtuprotsessi käigus oleks tegelikult juba päris hea, kui meil mingisugune strateegiline info oleks olemas. Me ei hakka selle info pealt kedagi välja jätma, vaid me oskame teha valikuid teisiti, et kui teil on oluline info oma lapse kohta jagada, palun tehke seda. Ja kindlasti ka see, et kui teie laps näiteks on alates 5. klassist päris palju puudunud, tal on harjumus koolist puududa ja kui ta näiteks esimese kuu jooksul hakkab puuduma ka kutsekoolist, aga oluliselt vähem kui põhikoolis, siis see ei ole koht, kus kritiseerida, et jälle sa puudud, vaid see on see koht, kus öelda, et mulle meeldib see, et sa puudud vähem, ehk et ära oota kohe kõike. Sageli ma märkan vanemate puhul seda, et nad on juba, ja kindlasti need vanemad, kellel oma lastega olnud rohkem muresid, nad on nii väsinud sellest, et kogu aeg on mingi mure ja nad ootavad, et äkki nüüd on niimoodi, et ühtegi muret ei ole. Aga kõik kooliga seotud mured kipuvad ikkagist ühest koolist teise edasi minema, aga nad muudavad seal nägu. Ja mida rohkem me tähelepanu paneme sellele, kuidas ta muudab ja mis suunas ta muudab, seda rohkem on see tõenäosus, et need probleemid ei olegi lõpuks enam probleemid. Ja suunajatele kõik siis noorte heaoluspetsialistid, vanad klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid, teadmiseks siis seda, et eestikeelsesse kutsevalikuõppesse meie koolis on 2 vastuvõtuperioodi, üks on septembris, teine veebruaris. Sageli küsitakse seda, et kas, kui laps on tulnud kutsevalikuõppesse, et kas ta saab kindlasti siis teie kooli sisse, mingisugust kindluse garantiid me kaasa anda ei saa. Meie anname omalt poolt õpilaste kohta kaasa sellise soovituskirja järgmise eriala vastuvõtukomisjonile ja tavaliselt on niimoodi, et kui laps leiab kutsevalikuõppe käigus endal eriala, kus ta tõesti on tubli, ta on ju nende samade õpetajate juures, kes teda tulevikus õpetama hakkavad, ehk et kutsevaliku õppes olemine on nagu enda visiitkaart. Sa näitad ennast nendele inimestele, kes poole aasta pärast hakkavad valima endale järgmisesse õpperühma õpilasi, ehk et õpilased ise saavad nii palju mõjutada seda, millised on nende edasised õppimisvõimalused ja millised nad ei ole. Ja kui teil on mingisugust olulist infot, näiteks väga paljudel sotsiaalpedagoogidel on väga palju olulist infot lapse kohta, siis samamoodi jagage seda, osalege meie võrgustikes, osalege erinevatel üritustel, mis kutsevalikuõppe kohta toimuvad ja teadke ise sellest rohkem. Nüüd hästi lühidalt ütlen ka veel seda, et kutsevalikuõppe kui asi kaob siis varsti ära, et aastast 2026 järgmise õppeaasta sügisest siis kutsevalikuõppe termin läheb ajalukku ja muutub siis ettevalmistavaks õppeks ja meie jaoks muutub ka see, et ettevalmistav õpe peab kestma 1 aasta, ehk et see meie pooleaastane õppekava kaob ka igavikku, ehk et praegu on siis veel võimalus 2 pooleaastasesse rühma järgmise õppeaasta jooksul õppima tulla ja alates 1. septembrist aastal 2026 on siis kutsevalikuõpe läbi, ehk et kui te hakkate nägema sellist asja nagu ettevalmistav õpe, siis see on sisuliselt sama asi nagu kutsevalikuõpe väikeste muudatustega. Ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage, alati on mõistlik tulla enne valikute tegemist kohale, me leiame aja, et kohtuda ja meie Ukraina õpilaste mentor ja kontakt on Anna Savihina. Mina ise vene keelt piisavalt ei oska, nii et kui on sellised Ukraina pered, kes räägivad väga hästi eesti keeles, siis saame meie suhelda, aga kui veel mitte, siis palun võetagu ühendust Annaga. Aga minul on jutt otsas ja nüüd siis tulevad loodetavasti mõni küsimus. Tulevad küsimused. Aitäh, Liine. Kõigepealt, meil on siin väga palju küsimusi. Esimene küsimus, et sa küll mainisid, et sa ise väga palju Ukraina noorte kohta ei tea, aga ehk on mõni lugu või mingid põhimõtted edasi anda, et kuidas tegutsetakse Ukraina noortega?
Ukraina noortega me tegutseme juba, eks ju, mitu aastat, et meil on hetkel koolis üle 70 Ukraina noore, kes on erinevatel erialadel. Meie kogemus näitab seda, et sõltumata sellest, kas nad tulevad otse Ukrainast või on vahepeal õppinud ka natukene Eestis, on see nende eesti keele tase üldiselt ikkagist üsna kehv ja nende põhiline aeg kulub siis eesti keele õppele. Ärme ole ka naiivsed, arvates, et kõik kindlasti seda eesti keelt väga hästi õppida tahavad ja õppida oskavad, sest eesti keelt on raske õppida, aga meil on igal aastal umbes kolmandik selliseid õpilasi, kes jätkavad ilma küsimusteta meie koolis siis mingisugusel järgmisel erialal õpet. Need noored, kes kõike Google Translate ivad, kes tõesti tunnevad huvi kõige vastu, mis toimub, need, kes ise hästi palju panustavad sellesse, et keelt õppida, nendel läheb paremini. Need noored, kes õpivad väga vastumeelselt või ei õpi üldse, ega nendel õpilastel ei ole neid edasiõppimise võimalusi ju mitte kuskil, et eks ju praegu on vene keeles võimalik ülivähestes kohtades kutseõpet omandada ja eks ju ka kutseõpe läheb ju, eks ju, eestikeelseks üle, ehk et eesti keele oskus on kõikidele Ukraina õpilastele kindlasti see esmane. Kõik see muu, et milline eriala ja kuhu ja mida, käib nendega samamoodi nagu eestlastel, aga kuna nende õppekava on 2 korda pikem, siis nemad saavad ka 2 korda rohkem erialasid proovida. Et kui Eesti õpilastel on 3 kohustuslikku valikut, siis Ukraina noortel on 6 kohustuslikku valikut, et tegelikult nemad saavad meie koolis sisuliselt kõikide valdkondade praktikat. Ja eks meil on ka välja kujunenud sellised erialad, kus me teame, et Ukraina õpilased saavad paremini hakkama, sest vähesel määral peavad siiski õpetajad oskama vene keelt või kohandama mingisuguseid materjale, et siis meil on sellised välja kujunenud erialad, no näiteks abikokk, pagaritöö, metallitöö, sellised, kus me teame lihtsalt, et on õpetajaskonnas selliseid inimesi, kes veel oskavad vene keelt, et päris suur osa meie õpetajaskonnast on nooremad inimesed, kes enam ei oska vene keelt sellisel määral nagu vanasti. Ehk et mina ka, ma ei saaks tegelikult Ukraina õpilasi lõpuni õpetada, seni kui nad veel ei oska piisavalt eesti keelt. Et Ukraina õpilastele ma soovitan väga, et ärge rääkige nendega üldse vene keeles. Et lõiming töötab siis, kui kõik kohad, kus nad käivad, nad peavad rääkima eesti keeles, nendes koolides, nõustamistel, et me ise tegime ka alguses selle vea, et me lubasime nendel mingisugustes tundides rääkida vene keeles, me mõtlesime, et aine sisu on olulisem kui keel, aga praegu me oleme saanud aru, et see oli viga ja pigem me peame võtma suuna sinna, et eesti keel on tähtsam. Millised tugiteenused on teie koolis noortele, kes on vaimse tervisega pahuksis? Meil on koolipsühholoogid. Koolipsühholoogid on meil mõlemad väga professionaalsed, palju kohal. Me saadame muidugi päris palju oma noori ka majast välja. Et kui me ikkagist näeme, et see vajadus on suurem, siis abistatakse vaimse tervise õdede aegade leidmisega, abistatakse KOV-idega suhtlemisel, et äkki on võimalik saada läbi kohaliku omavalitsuse mingisugust teenust. Me oleme noorte heaolu spetsialistidega saanud päris mitmel juhul sellise hea kokkuleppe, et me anname teada, et meie klassis on siin üks noor, kellel on need ja need mured. Meie poolt on nagu võimalik teha siiamaani, millised võimalused teil on ja tundub, et kuskil alati on mingisugune salatee, kust siis nagu kiirema aja saab, et vaimse tervise osas on tõesti noori, kellel see mure on, kuigi ma arvan, et me võiksime ka täiskasvanutena veidi olla avatumad sellele, et lõpetada ise selle jutu rääkimise ära, et kõikidel noortel on vaimse tervise mured. Et tegelikult ei ole kõikidel ja mida rohkem me räägime, et see olukord on nagu kõikidel väga hull, seda rohkem noored ka ise seda usuvad, et kindlasti on neid noori, kellel on väga suured mured vaimse tervisega, aga me ei saa seda üldistada kõikidele ja noored ise on selle osas ka öelnud, et tegelikult see asi ei ole enam nii hull, et nad on nagu väsinud sellest, et alati nagu mõtleme, et kas see, mida me räägime, vastab tõele, et mõnikord, kui me räägime asja hullemaks, kui see on, siis me teeme ise asja hullemaks ja ta tegelikult ei olnudki nii hull. Nüüd selline küsimus ka,
et kui palju on selles kutsevalikuõppes aega selliseks individuaalseks lähenemiseks? Seda aega on palju, et individuaalse niisuguse karjääritöö jaoks on aega kuskil 20 tundi kindlasti ja sellist niisama, et mul on mõni inimene, kelle juures ma käin nagu eesmärgipäraselt vestlemas, seda aega on ikka ka palju, et ma ei oskagi niimoodi kokku arvutada, aga neid inimesi, kes on olemas, on Eesti rühmal 3, Ukraina rühmal või muukeelsete rühmal ka 3, nii et seda muret, et nüüd nagu kuskil kedagi ei oleks, kellega koolis suhelda, seda pigem ei ole. Ja veel selline küsimus ka, et kuidas te mõõdate kutsevalikuõppe tulemusi, et kas teil on mingi statistika, et mida teevad noored edasi, kui nad on kutsevalikuõppe läbinud? Ja me kogume statistikat, et me uurime seda, mitu protsenti lõpetajatest, selle aasta lõpetajatest kandideerib ja alustab õpinguid nagu siis sama aasta sügisel. Ja siis me võtame veel sellist statistikat, et kui paljud siis jõudsid esimese aasta lõpuni. Et meie see siuke, muidugi aastad on pisut erinevad, aga see siuke nagu lai statistika on see, et kuskil 3/4 õpilastest jätkab õpinguid. Ja veerand on siis need, kes kas otsustavad, et lähen tööle, sest et tore on, et on olemas koolid, aga ma tegelikult ei taha õppida, ma tahan tööle minna. Või siis on ikkagist ka igal aastal mõni selline, kes käib kutsevalikuõppes ära ja läheb endiselt siis nagu koju tagasi. Et kui me vaatame seda, et kui paljud siis alustanutest lõpetavad esimese kursuse, sest kutsekoolis esimese kursuse vastupidamine on nagu selline kõige olulisem proovikivi, siis umbes pooled. Ehk et ikkagist tegelikult nendest, kes alustab, mingi osa siiski katkestab. Et me teame ka väga sageli neid põhjuseid, need põhjused on suuresti samad, miks nad olid kas varasemalt katkestanud või millega me tegelesime kutsevalikuõppe käigus. Aga tore on see, et see suuremal osal läheb see ikkagist nagu paremaks. Et me oleme mõelnud seda, et isegi kui me nagu otseselt seda maailma nagu soojaks ei küta, siis me vähemalt anname selle võimaluse sellele noorele mäletada, et oli see kord, kui ma olin hästi äge, kus ma olin hästi tubli, kus ma sain hakkama, et isegi kui ma ei õpi edasi või katkestan õpingud kunagi tulevikus, siis see mälestus sellest, mida ma tegin, mida ma oskasin, on see, mis toob teda kooli juurde tagasi või toob teda kuskile mingisse muusse kohta tagasi. Aitäh! Ja. Meil on veel mõned küsimused, aga me saadame ehk need sulle veebiteel ja siis paneme need sinna üles kusagile, et inimesed, kes küsisid, saate kindlasti vastused oma küsimustele.